Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib ikkagi liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on tulemas hamburile mai alguses suhetes armastuses ja ossa. Tundub, et on siit tulemas midagi võimsat ja üks kaart ainult võtta. Okei, hea küll, võtan selle ära, sest ta nii hullult libistas siin ja tegelikult on hea, et võtsin ära, tegelikult on väga hea, sest on seda kaarti siia lugemisse vaja ja siit saab hakata toimuma midagi väga põnevat. Esimese kaardina muidugi on siin väljas hamburi jaoks müntide 3. Ja müntide 3 on siuke nagu meeskonnatöö kaart või tööalaste arengute kaart. Muidugi müntide 3 on siuke kaart, mis ütleb, et kui te soovite enda olukorras kiiremini nagu areneda, siis on mõistlik teha nagu teiste inimestega koostööd. Muidugi siin müntide 3 peal on nüüd üks istuv naine, kes teeb tööd ja samas on mingi teine naine, kes justkui vestleb selle meesterahvaga, kes seal posti otsas on. Et võib tähendada ka mingit romantilist sidet kellegi jaoks. Muidugi 3 ei ole siis väga head kaardid, sest see on siuke kolmandate osapoolte kaart. Et võib-olla keegi üritab teid ka siin mingiks kolmandaks osapooleks teha mingis teatud olukorras. Natukene ettevaatlik peab olema. Sellepärast, et teise kaardina on siin teil väljas sauade 5 ja sauade 5 on siuke natukene intriigne kaart, võib tähendada pisikesi tagasilööke, äritavaid sündmusi, see on siuke võitlemise või võistlemise kaart, võib ka tähendada siin mingis olukorras nagu konkurentsi. Muidugi ta võib ka olla treenimise või harjutamise kaart, et sauade 5 ei pea olema siuke nagu kurikaart, et ta on siuke vahepealne kaart. Aga kindlasti sauadega mingi tegutsemine, eks ju, et siin ma ei tea, millegi nimel keegi siis tegutseb ja seal võib olla ka siis konkurentsi, et igal juhul kaart soovitab vältida siis mingeid siukseid intriige või tülisid. Samas ei pea me väga palju kartma, sellepärast, et kohe kolmanda kaardina on siin tulemas hamburitele välja sauade 4. Ja nüüd on meil siis 2 siis samast mastist järjestikust kaarti ja Taros peaks see siis tähendama selles kaardi aspektis või mastis siis arengut. Ehk siis kuna sauad on aktiivsed loovad või kirglikud, siis järelikult mingid aktiivsed loovad või kirglikud arengud peaks sinna hamburi jaoks toimuma. Muidugi nüüd sauade 4 iseenesest on kõige rohkem abieluliidu tähistamise kaart. Et see sauade 4 on kas siis abieluliidu tähistamine või mingi töösuhte tähistamine, muidugi võib olla nagu sõprussuhte tähistamine, sest sauade 4 ütleb, et on võimalik luua igasuguseid erinevaid suhteid, eks ju. Ja samas räägib see natukene ka siis sellest suhete tähistamisest või mingitest pidustustest nendes suhetes. Et väga hea nagu arengute siis energia. Muidugi nüüd teine rida on siin hamburi jaoks tulemas spirituaalne, sellepärast, et esimese kaardina on siin kohe väljas karikate emand ja karikate emand on kõige spirituaalsem emanda kaart Taro pakis. Näitab see kindlasti siukest tugevat intuitsiooni, empaatiavõimet. See on ka tingimusteta armastuse kaart, aga räägib ta siis hästi siuksest emotsionaalsest ja hoolivast inimesest. Ja kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see kindlasti on teie energiakaart. Muidugi on siin ka võimalik, et kellegi jaoks on see siuke austaja partneri või lähedas isiku energiakaart. Et olenemata sellest, et tegemist on emanda ja siukse naisenergia kaardiga, siis tegelikult võib see olla nagu mõlema sugupoole kaart. Nüüd aga eelviimase kaardina on siin tulemas välja siis hamburile ka õigluse kaart. Ja õigluse kaart on selline kaart, mis ütleb tegelikult, et universum paneb asjad paika niimoodi, et ausus ja õiglus võidaks. Et see kaart kindlasti soovitab teil endal olla aus ja õiglane enne kõike iseendaga ja siis ka teistega, aga ta võib tuua siis mingisse olukorda nagu lahenduse, et ta võib olla siis ka selline nagu mineviku olukorra lahenemise kaart, sest see kaart ütleb, et siin keegi võib tulla nagu olukorrast välja võitjana, et justkui nagu kannatanu tuleb olukorrast välja võitjana, et kui te olete või olite siin mingis olukorras nagu justkui kannatanu, siis peaks tulema mingi positiivne lahendus või positiivne uudis teie suunas ja samas ka siin see sauade 5-ga, eks ju, see konkurents, et väga võimalik, et te väljate siis mingist konkurentsi olukorrast võitjana. Et väga hea võimalus siin siis arenguteks hamburitele, aga viimase kaardina tuleb siit hamburitele välja ka, mitte sauade 2, vaid karikate 2.
ja karikate 2 on hästi tugev sihuke spirituaalse nagu liidukaart, et ta räägib hästi harmoonilisest sidemest ja hästi tasakaalukast sidemest, et kokku võivad saada siis 2 täiesti nagu üksteise vastandit või erinevat inimest, samas nagu enda jaoks ideaalset inimest, sest ühe tugevused on teise nõrkused ja läbi selle nad võivad siis luua hästi harmoonilise sideme või suhte. Et siin võimalusi on palju, võib siin olla nagu mingi tööenergiat, kuna alguses müntide 3 väljas oli, aga kindlasti ka nagu sihukest tugevat suhteenergiat just nende karikatega ka siin, et see on sihuke ikkagi romantiline ja emotsionaalne energia. Võimalusi peaks olema, õigluse kaart peaks tooma siin lahendused, vastused ja kui olite kannatanud, peaksite väljuma olukorrast võitjana ja nagunii juba see sauade 4 ja 5 kombinatsioon pluss siis sauade 4 ise ütles, et on siin võimalik luua mingit tugevaid sidemeid, juhteid ja on võimalik ka neid tähistada. Amborid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.